Microsoftilt tuli uuring, mis rääkis sellest, kuivõrd palju selline globaalne AI kasutuse lõhe maailmas üha enam levib. Ehk et keskmiselt nad ütlesid, et üle maailma siis 16% tööealisest elanikkonnast kasutab AI-d. See oli siis 2025 aasta lõpu seisuga. Aga selliste jõukamate riikide ja arenguriikide vahe on juba 10%. Ehk et see on päris suur, näiteks Araabia Ühendemiraadid, kus on 64% kasutus, samal ajal mingid teised Aafrika riigid, kus on ülim madal kasutus, eks ju, et need lõhed kasvavad üha enam. Ma mäletan, me mingisuguses episoodis ma täitsa tõin selle välja, et kuidas Ühendemiraatides, mille pärast see 64% on kõrge võrreldes teistega, on ka see, et kui sul on residentsus selles riigis, siis sa oled automaatselt saamas kasutada OpenAI tasulist kontot tasuta, mis sellel ajal ka mina olin just teinud minu meelest selle residentsuse lõpetamise ja mõtlesin, oleks saanud veel võib-olla aastakese tasuta siis OpenAI platvormi kasutada, aga jah, see tuleneb ka sellest muidugi, mis samme teeb riik ja mis finantsilised võimalused seda muidugi teha on ju. Et jah, võib-olla lihtsalt väike lisamärkus siia juurde.